Igas kontoris on oma tüübid. Kõige töökam inimene teeb 60-tunniseid töönädalaid, parandab kõigi teiste vigu ja põleb läbi. Siis on veel see teine tüüp, see, kes ei tee midagi muud, kui vastab igale meilile lihtsalt kõlab hästi. Kui koondamised tulevad, on töökas inimene esimene, kes ukse taha jääb. See, kes midagi ei tee, jääb alles ja saab järgmise palga. Miks? Sest tänapäevane korporatiivne masin varjab jõhkrat saladust. Meritokraatia on surnud. Rasket tööd karistatakse, mitte ei premeerita. Laiskus on läbimõeldud ellujäämisstrateegia. Laisk tööandja pole lihtsalt kahe silma vahele jäänud. Nad on häkkinud personalisüsteemi, et muuta end täiesti vallandamatuks. Tõde on see, et korporatiivsed parasiidid elavad igavesti, samal ajal kui oma töös parim olemine on kiireim viis oma karjääri hävitamiseks. Esimene peatükk. Baastaseme kunst. Korporatiivse Ameerika katkisest algoritmist sees olles viib täielik mitte midagi tegemine sind lõpuks giljotiini alla. Seetõttu kinnitab tõeliselt kasutute töötajate vallandamise nägemine müüti, et laiskus ei tööta kunagi. Tõde on see, et sa võid töö silma paista ka laisk olles, kui oled selles osas nutikas. Töökohal tähendab laiskus lihtsalt seda, et sul on prioriteetide osas tõeline selgus. Töökas inimene püüab oma tulemusi vastavusse viia sellega, mida ta arvab, et tema tööandja ootab. Samal ajal tuvastab laisk inimene ja mis veelgi olulisem, laisk inimene, kes suudab püsima jääda, mida ettevõte tegelikult vajab ning kulutab oma vähese jõudluse just sellele. Seda tuntakse nähtamatu miinimumina või nagu igapäevaelus öeldakse, absoluutse miinimumina. Ja ükskõik mida pressiteated või reklaamid sulle ka ei ütleks, tegelikult tahavad ettevõtted just seda, mitte tipptaset, vaid stabiilsust. See kehtib töötajate kohta igal karjääriredeli astmel ning mõned uuringud näitavad, et 2026 aastal varis koguni 65% töötajatest lõpuks töö stabiilsuse karjääri edendamise asemel. Ja kas saaksid kedagi selles mõtteviisis süüdistada? Enamik inimesi elab palgapäevast palgapäevani, täpselt nagu enamik ettevõtteid tegutseb hirmuäratavalt väikeste marginaalidega. See ongi põhjus, miks nähtamatu miinimumtase on nii ahvatlev nendele õnnelikele inimestele, kes satuvad palgatööle. Selle asemel, et kogu aeg maksimaalse võimekusega töötada, saad oma prioriteedid ümber seada kõrge nähtavusega, kuid madala tootlikkusega tööle. Teisisõnu, näidates välja, nagu töötaksid kõvasti, kuigi tegelikult veedad enamiku ajast löögastudes. Eksperdid nimetavad seda tootlikkusteatriks või etendustööks, kus töötajad kasutavad taktikaid, et oma juhte sisuliselt petta ja jätta mulje, nagu nad oleksid erakordselt tähelepanelikud töötajad. Võid ära tunda mõningaid selle käitumise taktikaid ka oma töökohas. Kui oled kunagi koosolekul istunud, oled seda inimest varem näinud. Nad ei panusta kunagi tegelikku töösse. Aga niipea kui välimus loeb, on nad järsku täielikult kohal. Nad on need, kes noogutavad mõtliku ilmega kaasa, näivad märkmeid tegevat, vastavad või isegi sekkuvad aeg-ajalt vestlusesse. See kõik on tehtud selleks, et ülemus arvaks, et keegi pole sellesse töösse rohkem panustanud kui nemad. Kui sinu töökohas kasutatakse Microsoft Teamsi, Slacki või mõnda muud tsentraliseeritud sõnumi- ja koostöötarkvara, on väga suur tõenäosus, et parasiit on ka seal aktiivne kasutaja. Nad on need, kes on pidevalt võrgus, võib-olla sellepärast, et kasutavad hiireliigutajat süsteemi petmiseks. Kui saadad sõnumi, võid oodata peaaegu kohest vastust. Lõppude lõpuks pole nad ju tegelikult hõivatud, kuid tööteenustes pidevalt kättesaadav olemine loob siiski illusiooni, et nad töötavad, isegi kui nad seda ei tee. Kui su ülemused just ei kuluta raha mingile eriti karmile ülemuse jälgimistarkvarale, pääsevad nad tõenäoliselt ka sellega. See on nii levinud, et isegi suhtlusettevõtete juhid ei saa seda enam eirata. Christina Janser, Slacki uuringute ja analüütika vanem asepresident on öelnud, me näeme oma laiemates uuringutes käitumismustreid, kus kontoritöötajad tunnevad kohustust näidata, et nad töötavad, selle asemel, et keskenduda eesmärkide saavutamisele. Ja see on mõistetav. Esimene eesmärk on lihtsam kui teine ja nagu meie uurimused on näidanud, ei pruugi isegi teise täitmine tuua soovitud tulemusi. Kui teete harimatu oletuse, võite arvata, et parasiit on siin see üksik halb õun, kes rikub kogu ülejäänud seltskonna, tõmmates kollektiivset keskmist alla. Ja te eksite. Tegelikult on just tublid töölised need anomaaliad, kes lähevad vastuollu ettevõtte keskpärasuse trendiga, saavutades üle ootuste. 2023 aastal tehtud uuringus leiti, et 43% töötajatest 1000 inimese seas kasutasid kuni 10 tundi oma töönädalast lihtsalt produktiivsuse teatri mängimiseks, selle asemel, et tegelikult midagi ära teha. Ja see on aja jooksul tegelikult ainult hullemaks läinud.
Sarnane uuring, mis viidi läbi 2025 aastal, näitas, et 66% töötajatest tunnistas, et nad tegelevad produktiivsuse teatriga, et oma ülemustele ära teha. Nad küsisid ka töötajatelt, kes siiralt uskusid, et nende panust mõõdetakse selgete tulemustepõhiste mõõdikutega ning ainult 23% vastas jaatavalt. Tõsiasi, et töökonna näimine on pragmaatilisem valik kui tegelikult kõvasti töötamine, on üks halvasti hoitud saladusi Ameerika korporatiivmaailmas. Ja ei paista, et süsteemsel tasandil midagi tehakse, et seda suunda parandada. Need laisad töötajad, kes ellu jäävad, on need, kes suudavad arendada välja justkui kuuenda meele selle kohta, millele nende juhid kõige rohkem keskenduvad. Selle asemel, et püüelda igakülgse tipptaseme poole, nagu tavalised ületäitjad. Nad hoiavad end intuitiivselt ainult maksimaalse mõjuga aladele, kohtadele, kus nende näilised panused, isegi kui need on pigem sümboolsed, avaldavad maksimaalset visuaalset ja psühholoogilist mõju. Kui sina rabavad end hingetuks, et tagada, et miski, mida enamik inimesi isegi ei märka, oleks täiuslik, siis see kolleeg, kes panustab miinimumi, näib olevat kontori superkangelane. Oleks juba piisavalt halb, kui töökoha parasiit lihtsalt venitaks miinimumpingutusega läbi, aga tõde on veel hullem. Teine peatükk – relvastatud ebakompetentsus. Kontori laiskvorst on sind juba otseselt ära kasutanud. Nad teevad seda nii peenelt ja salakavalalt, et sa ei pruukinud arugi saada, et see toimub. Kui oled naine, kellel on keskpärane poissõber, siis oled ilmselt juba väga hästi tuttav psühholoogilise taktikaga, mida nimetatakse tahtlikuks saamatuseks. Kui ei ole, siis tõe teada saamine selle kohta, mida paljud sinu elu halvimad inimesed sulle teinud on, ajab sind kindlasti vihast keema. Ja seda sellepärast, et tahtlik saamatus kasutab ära sinu parimat soovi aidata ja toidab sellega kellegi teise halvemat poolt. Sinu soovi, et asjad saaksid õigesti ja õigel ajal tehtud. Tahtlik saamatus tähendab millegi meelega halvasti tegemist, seni kuni see delegeeritakse. Inimesed näevad seda oma isiklikus elus kogu aeg. Sõber, kes pole kunagi õppinud autot juhtima, nii et ta palub alati end kuhugi sõidutada. Partner, kes käitub nii, nagu nõude pesemine oleks sama raske kui pommi kahjutuks tegemine. Nii, et sa võtad selle lihtsalt enda peale, et asi tehtud saaks, kuid sellest on saanud üha suurem probleem töökohal, eriti kuna tehnoloogia areneb meie kõigi elus järjest enam. Uued riistvarad ja süsteemid annavad töökohavarasiidile usutava ettekäände teeselda, et erinevad ülesanded käivad nende mõistusest üle, eriti kui tegemist on rühmatöödega. Sellistes olukordades püüavad nad kasutada piinlikkustunnet, et sa võtaksid ülesande nende käest ära. Sa annad neile ülesande, mis sinu arvates on täiesti idioodikindel, kuid neil tekivad ikka küsimused ja siis veel lisaküsimused. Tead, oleks ebaõiglane olla pahane kolleegi peale, kes lihtsalt näid tegutsevad heas usus. Küsimused ülesande kohta, mille oled neile andnud. Aga tunneb hetk, kui pead mõistma, et ülesande ise ära tegemine on kiirem kui selle üksikasjalik selgitamine. Sa arvad, et oled endale elu veidi lihtsamaks teinud ja võib-olla tunned end isegi veidi halvasti, et su kolleeg võib arvata, et olid tema suhtes üleolev. Sa ei tea veel, et oled just nende pilli järgi tantsinud. Nad võivad selle sammuga vahele jätta ja minna otse veelgi frustreerivama tahtliku saamatuse või venitamise tehnika juurde, kus nad panevad sind lootma, et nad tegelikult proovivad ülesannet täita, kuid teevad seda sugugi mitte tõsiselt. Kui nad seda halvasti ei tee, siis proovivad nad asja ajada täiesti teosammul, kuni tähtaeg hakkab lähenema ja sa oled sunnitud nad lihtsalt ülesandest vabastama. See on tahtliku ebakompetentsuse jõud ja see võib olla töökultuurile uskumatult kahjulik. Küsige Brianna Perullo käest, kes on On Par Therapy kliiniline juht ja asutaja ning on seda teemat põhjalikult uurinud. Ta ütles järgmist. Kui kehv töösooritus jääb tähelepanuta, võib see demoraliseerida neid, kes tunnevad oma töö üle tõelist uhkust. See õõnestab lõpuks tootlikkust ja võib tekitada mürgise töökeskkonna, kus paljud töötajad tunnevad end ära kasutatuna. Aga asi muutub tegelikult veelgi ohtlikumaks siis, kui tahtliku ebakompetentsuse sihtmärgiks pole sina, vaid sinu kohal olev keskastme juht. Just seal hakkabki tõeline mädanik levima kõigi jaoks peale parasiidi. Mõtle korraks keskastme juhi vaatenurgast ja saa aru, et paljuski on see üsna tänamatu töö. Sul ei ole tegelikku võimu nagu kõrgematel juhtidel ja sinu töö tulemuslikkus ei sõltu niivõrd sinu enda pingutusest, vaid on täielikult sinu alluvate armus, kes on sinust allpool hierarhias. Lihtsalt öeldes saad sa oma alluvaid kontrollida ainult teatud piirini, aga kui nemad oma ülesandeid ei täida, siis vastutad sina. Selle tulemusena võtavad need keskastme juhid sageli kasutusele suhtumise eesmärk pühitseb abinõu. Kui tõeliselt kohusetundlik töötaja keskendub protsessile, siis keskastme juht peab oma olemuselt keskenduma tulemustele.
Kui üks töötaja ei tule oma tööga toime, on mõistlik anda see töö üle töötajale, kes on end juba tõestanud. Lühiajaliselt on see loogiline otsus, kuid see on ka esimene doomino, mis kukub palju suurema ja ohtlikuma probleemi ahelas. Töö on nagu aine ise. Seda ei saa tingimata luua ega hävitada, see saab ainult oma vormi muuta. Vorm, mille see võtab pärast seda, kui see on korporatiivse parasiidi pealt maha raputatud, on määravaks teguriks jubedas nähtuses, mida tuntakse tulemuskaristusena. Et aidata sul täpselt mõista, kuidas see toimib, alustame mõistest, millega oled ilmselt tuttav – vaikne lahkumine. See on siis, kui töötaja ei tee midagi, et ametlikult muuta oma kokkulepet tööandjaga, kuid ta eemaldub vaimselt. Nagu tüüpiline korporatiivne parasiit, teevad nad vaid nii palju kui vaja, et hakkama saada ja mitte midagi enamat. Seda silmas pidades on tulemuskaristuse teine nimi vaikne edutamine. See on olukord, kus kõrge sooritusvõimega töötajatele antakse juurde tööd ja vastutust, ilma et neile antakse ametlike edutamisega kaasnevaid hüvesid nagu uus uhke ametinimetus, täiendavad ettevõtte soodustused või palgatõus. Ja selle negatiivne mõju just nendele kõrge sooritusvõimega töötajatele, kes neid ettevõtteid üleval hoiavad, on väga selge. Loomulikult on alati olemas läbipõlemise oht ületöötamise tõttu, mis võib avaldada tõsist mõju nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Me rääkisime varem sellest, kuidas ettevõtte parasiidid kasutavad relvana ebakompetentsust, mis võib hävitada töökultuuri ühtsuse, kuid asi läheb veelgi hullemaks, kui kõige tublimad töötajad kogevad nelinamendane soorituse karistamist. Need ületöötanud inimesed hakkavad suure tõenäosusega pahaks panema oma kolleegidele, kes ei suuda oma osa täita. See omakorda vähendab moraali ja suurendab tõenäosust, et keegi teeb olulise projekti kallal töötades suure töökoormuse all vea. Nii kukuvad doominoklotsid edasi ja kannatavad kõik peale parasiidi. See pole isegi süsteemi enda programmeeringu eiramine. Praegu ongi see nii ette nähtud. Ja kõige julmem osa on see, et isegi kui suure pingutusega töötaja saab oma töö eest väikese palgatõusu, võib seegi olla varjatud needus. Kui tublim töötaja on nüüd ametlikult kallim kui parasiit, on ta palju tõenäolisemalt koondamise ohver, kui ettevõte peaks kaaluma kärpeid. 3. peatükk. Personaaliosakonna lihaveski. Kõik see paneb sind ilmselt mõtlema, miks nad lihtsalt neid inimesi lahti ei lase. Ja just siit leiamegi selles kõiges veel ühe tumeda saladuse. Tänu tänapäevaste ettevõtete struktuuri ja poliitika puudustele võib vahel laisa töötaja vallandamine olla isegi kulukam kui tema palgal hoidmine. Society for Human Resource Managementi poolt läbi viidud uuringute ja intervjuude kohaselt võib uue töötaja palkamise kogukulu ulatuda 50% kuni 200% selle ametikoha palgast. See tähendab, et kui palkate töötajad, kelle aastapalk on $60,000, võite selle ametikoha täitmiseks kulutada $180,000 või rohkemgi. See on sellepärast, et töötaja vallandumine lihtsalt tahtliku kestpärasuse tõttu on bürokraatlik õudusunenägu. See nõuab tavaliselt mitmeid tulemuslikkuse parandamise plaane, mitte töötaja seaduslike õiguste tõttu, vaid ettevõtte sisese dokumentatsioonina võimalike kohtuasjade vastu. Samuti tuleb pidada mitmeid koosolekuid ja läbida erinevaid protseduurilisi samme ning kui juhtum ei ole täiesti veekindel ja töötaja on töö kaotamise pärast kättemaksuhimuline, võib see isegi tööandja kohtuvaidluste ohtu seada. Kuid tegelikud kulud tekivad siis, kui tuleb palgata sama töötaja asemele uus inimene. Ankit Shah, Ohio osariigis asuva Columbus State Community College'i talendiarenduse juhendaja ütleb: kohtumised potentsiaalsete kandidaatidega, avalduste läbivaatamine, mitme intervjuuvooru ajastamine ja lõplike otsuste tegemine võtavad aega, mis muidu kuluks organisatsiooni eesmärkide ja tulemuste saavutamisele, mis on kindlasti seotud investeeringu tasuvusega. Intervjuud, koolitused, aeg, mil ametikoht on täitmata ja tublid töötajad peavad jätkuvalt puudujääki korvama. Lõpuks on lihtsam lasta asjadel kulgeda ja probleem alles jätta. Väikseima vastupanu tee. Siiski peavad ettevõtted tegema vapra näo. Avalik vabandus kõigi nende probleemide kuhjumise lubamiseks on stabiilsuse säilitamise tähtsus. Kas see pole mitte hästi toimiva ettevõtte peamine prioriteet? 4. peatükk. Surnumere efekt. Osa põhjusest, miks kogu selle hulluse taga olev matemaatika on nii vigane, seisneb selles, et uuringud on leidnud, et ausalt öeldes võib stabiilsust ettevõtluses tohutult üle hinnata. Tegelikult võib stabiilse tööjõu näiline mugavus ja turvalisus olla illusioon, mis varjab aeglast surmamarssi täieliku maksejõuetuse suunas. Uuring näitas, et isegi erakordselt muutustele vastumeelses erakapitali investeerimise valdkonnas võib töötajate vahetamine tuua uusi vaatenurki, mis hoiavad meeskonna paindlikuna. Francesca Corneli, Kelloggi juhtimiskooli dekaan, ütles selle uuringu kohta: organisatsioonid kardavad muutusi.
Nad ei mõtle sellele, kas nende meeskonna oskusi tuleks uuendada või uusi talente juurde tuua. Lõpuks nad küll muudavad oma meeskondi, kuid teevad seda alles siis, kui on juba liiga hilja. Ja mida täpselt tähendab selles olukorras, et on juba liiga hilja? Bruce F. Webster, BYU arvutiteadusosakonna kaasprofessor, nimetab seda tulemust surnumere efektiks. Sarnaselt nimetatud merele, mis ei suuda oma mürgise soolasisalduse tõttu elu toetada, põlevad ka eksperdid ja tublid töötajad läbi ning võõranduvad mürgise töökeskkonna tõttu. Vähehaaval lahkuvad nad, nagu vesi aurustub surnumere pinnalt. Lõpuks jäävad alles vaid mürgised töötajad, tööparasiidid. Neid on liiga ebamugav vallandada ja nad ise ei lahku, sest neil pole mujale tööle minna, kui neil puuduvad vajalikud oskused. Kõrge sooritusega töötajad tasakaalustavad parasiitide mürgisust seni, kuni nad veel kohal on. Aga kui pinged mõju avaldavad ja nad lahkuvad, jääb järele täielikult mürgine ookean, ökosüsteem, kus miski ei saa kasvada ja sinu ettevõte on sisuliselt määratud seestpoolt mädanema. Kõik see taandub ühele lihtsale tõele. Sa peaksid olema idioot, et üldse proovida olla üks kõrge sooritusega töötajatest. Tarkvaratööstuses on vaid väike osa ettevõtetest ilusad, meeldiva lõhnaga lilled, mis loovad paradigmat muutvat tehnoloogiat, mis muudab meie eluviisi. Kõik teised on lihtsalt üksik rohukõrs, kes töötab rakenduse X, veebilehe Y või suure keelemudeli Z kallal. Ja muruniiduk jõuab lõpuks kõigini. Ja probleemid siin on süsteemsed. Need on sisse ehitatud nende ettevõtete toimimises süngetesse arvestustesse. Nii et isegi kui suur osa ettevõtte töötajatest otsustab individuaalselt kõvasti tööd teha ja anda endast 100%, ei muudaks see mitte midagi. Süsteem eksisteerib viisil, mis eelkõige soodustab parasiite, nii et on aeg endalt küsida, kas sa töötad kõvasti või targalt. Tahad veel rohkem põhjuseid, et Ameerika korporatiivmaailma vihata? Vaata siis Ameerika unelm on surnud, millenialid on hävitatud või vaata hoopis seda.